Tere tulemast taas vaatama ja kuulama meie Petrolheadsi podcasti. Jätkuvalt on minu kõrval täna siin Tarmo, kes asendab, või noh, ei asendagi, sa tegelikult oledki siin. Ja loomulikult täname oma põhitoetajaid siis Balterite Glassdrive'i ja jätkuvalt ma veel soovitan minge balter.ee, sisestage sinna oma auto rataste või reffide mõõdud ja saate valida omale sealt kas uued talvereffid või mine tea, äkki järgmiseks suveks uued. Samamoodi glassdrive.ee-st vaadake omale uus esiklaas. Ma olen üsna kindel, et seal on kõik mudelid, kõik asjad olemas ja kui sa sealt kuskil kodulehelt infot ei leia, siis helista neile, küsi, kindlasti nad leiavad asenduse. Ja loomulikult meie stuudiod television.ee, kes meid siin vastu võtab ja seda kõik aitab läbi viia. Ja külaliseks on meil jätkuvalt Anti Soo, Osa 100 autot. Osa 2. Ja täna räägime siis Anti sellest põhiasjast, et 100 autot, miks, kuidas, mis autod on olnud ja mis autod on tulemas. Et eelmine episood lõpetasime sellega, et üks auto kaotas 5 aastaga oma väärtusest 100 000. Esitasime vaatajale ka küsimuse. Ütle palun siis, mis see õige vastus on? No mis need ikka hästi hind toimuvad kui Briti autod, on ju. Tegemist oli siis 4. põlvkonna Range Roveriga, mitte spordiga, vaid ikka selle suure päris Range Roveriga. Ja tõesti selle leti hind oli 150 000 ja kui mina ostsin, siis ta oli ikkagi märkismäärselt alla 50 000 juba nagu kukkunud. Et õnneks minu käest ta 3 aasta jooksul nii palju enam nagu enam ei kaotanud. Oleks mootor pooleks teinud, küll ta oleks kaotanud 150 000 ka veel uuesti ära sinna. Aga jah, ei, see ütleme esialgne hinnalangus nendel ikkagi on täitsa siuke muljetavaldava. Kuule, aga räägime nüüd sinu ikkagi sellest põhipõnevast asjast, et või noh, minu jaoks on see põnevasti, et sinu see 100 auto projekt. See on nagu... Loetlen mõned autod, mis seal on. Sapikas, Ford Scorpio, Mercedes 230 CE, Mercedes 500 SE, CLK 320, S500, GL 500. Ära ainult Mersusile, muid autosid. Praegu olid Mersud. Siis Audi A8, juba mainitud Range Rover, terve ports erinevad Jaguare, Mini Cooper näiteks, Lexus, Porsche Cayenne, Buick Riviera ja siis on... Siia tuleb vahepeal see klipp on see a few hours later. Ja siis üks selline mõnus disainerite lemmikauto nimega Pontiac Aztek näiteks. See oli äge asi. Natuke kahetsen siiamaani, et selle ära müüsin. Ja ühtlasi see oli ka kõige pikem automüük üldse, mis mul kunagi on olnud. Seda ma ikkagi pool aastat müüsin, sest et mingil põhjusel turgu ei olnud selle. Ja selles mõttes ta oli pull asi, et ta oli siuke, ta oli ikkagi kole auto, selles mõttes klassikaliselt kole auto. Erinevad edetabelid paigutavad isegi 3. kohale maailma kõik koledad autodes, mõnest on siuke, top 10 ilmselt mahub ikka sisse. Aga sellega sõites ikka tähelepanu oli nagu garanteeritud, et põhimõtteliselt kõik jäid seisma, kõik vaatasid, kes nagu aru sai, pani pöialt ja naerisen, aga enamus vaatas suu lahti, mis asi see on, sest et vähesest, et kole oli, ta oli suur ka veel. Siukest veidrat värvi, et see oli siuke täiesti hoomamatu aparaat enamus inimeste jaoks. No, värv ja ühe plekkvälja kombinatsioon on konkreetse tähendusega sellel autol. Seda küll, et eks ta siuke telesaares tuttav masin oli, kes on Breaking Badi vaadanud. No, kuidas selleni nagu jõudsid, kas see ise sattus sulle ette või sa otsisid seda kuskilt või? Eks tegelikult ma teadsin ka seda eelmist omanikku ja ka tema oli seda väga pikalt müünud juba. Ja siis see hind oli langenud juba sinna maale, et mõtlesin, et mul on vaja. Et esiteks ta siuke nagu sisu mõttes on siuke huvitav eksemplar. Sest ta oligi, Eestis oli ainukene, Skandinaavias polnud ühtegi, vahepeal üks oli Leedus. Ja ütleme Euroopas, ma arvan, neid on ikkagi võib-olla 2 käe sõrmede peal, kui nii paljugi. Et oli üsna siuke rariteetne aparaat, aga siuke ikkagi väga eriline. Et sisu ta tootsi hästi, ta tähelepanu võttis ju tegelikult igast tasandist kuskil pildi panid jälle, siis see nagu töötas. Et sealt ütleme, nendest koledad, ma ikka aegalt on vaja neid mingeid veidraid autosid otsida. Et neid on olnud, et mul siin, ütleme see, mis praegugi on see 64 auto mul on.
ka seda nii mõnigi ei pea eriti ilusaks autoks, mis on siis see PT Cruiser. On niisugune kentsaka välimusega, aga no mitte niisugune kohutav, et on ikkagi nagu söödav. Enne seda mul oli Lancia Thesis, kes on jäämultikat olnud sunnitud vaatama laste tõttu või mingil muul veidral põhjusel. Siis see peategelane Seed on ja siis täpselt selle autoga otse vaates üks ühele, täpselt ühtemoodi. Et oli ka niisugune nagu huvitav auto. Mis muidugi selle Lancia juures väga huvitav oli, et eks ma tõesti maksin palju midagi. Ostsin ühe vanema vene härra käest, kes viimased 3 aastat unustas hooldada remontida. Siis natuke oli puudusi tekkinud selle ajaga. Ja vaatasin, ega sinna raha pole mõtet väga sisse ka taguda, sest kes seda pärast ostab, et see on niisugune, sõidad kaalu peale ja nii on. Ja kui müüki panin, siis põhimõtteliselt see auto läks 2 minutiga ära. Kes see ostis selle? Et noored poisid tulid kohale ja vaatasid, tegid pika proovisõidu ja panid lõpuks selle Bose heli peale ja siis ja tehtud. Et ma mingi üllatunud, et ma olin kindel, et see on nagu niisugune mingi taak jääb kaela, et kui ikka kauaks jääb sviit, kes sirgelt emeksis, sest natuke oli niisugune ka, et kas üldse peakski teda kellelegi edasi müüma või mitte, et äkki oleks ka aeg tal minna lasta. No võib-olla poisid võtsid projekti autoks äkki? Ma ei tea, no ma sattusin neid 6 hiljem nägema. Siis isegi neid klepse, mis on akna peale, panin mingist autoüritusest polnud ära võetud, et ma ei tea, palju see projekti on. Võib-olla kunagi, ilusa plaaniga. Et sellel roolivõim laulis nagu isegi sirgelt sõites. Et see oli ju nii otsas juba omadega. Et ma niisugune korra nädalas ikka kallasin roolivõimu õli peale sinna. Et vastavad tööriistad olid kogu aeg nagu seal ukse külje taskus olemas, et saaks ligi sinna. Ja kõige suurem häda oli see, et alla 1500 pöördes roolivõim üldse ei rakendunud. Eks mul endal hoovi on ka nimelt mingit väravast läbi, ümber nurga, siis kuidagi niisugune ilge nikerdamine, siis sidur alla, paar tuhat pööret ja siis keerad seda rooli, kiunuvat rooli. Et põhimõtteliselt sellisena ta sõitis ka veel 6 aega peal müümist, et pole seal kahjuks midagi muutunud. Aga ütleme niisugused, on olnud erinevaid autosid, on mingi sportautosid olnud, on niisugused luksusautosid olnud ja siis neid kole autosid ma ikkagi, mõni on veel, mis ma siin ikkagi tahan veel kinni püüda. Multipla? Jah, mul on sellega omaette plaan. Esimene ikka? Esimene. Päris esimene tegelikult on kuskilt 70-ndast ja 60-ndast. Jah, seda ka. Aga mõtlen selles mõttes nagu see moodsama. Esimene jah, need 3 paari tulesi. Et see moll on lihtsalt, Tead, aga nende koledate autodega täna on need kõik popiks läinud sellepärast, et nad on lahedad just sellepärast, et nad on hästi veidrad. Et minu arust, kas Renault on ka mingisugune hästi suur ja seda peetakse ka seal koleduse top 10. Ma ei mäleta, mis selle mudeli nimi on, et ta on veidi sarnane nagu see, mis masinavärgi Raikol on. Või masinavärgi poistel. Neil on 2-uksaline. Nad müüsid ära selle minu meelest. Võib-olla. Ma näen seda seal Auto Passadone platsil kogu aeg või kuskil seal. Aga ühesõnaga võib-olla see ei olnud Renault, aga mingisugune ilgelt suur kuut üliveider näeb välja nagu. Et too on ka sulle potentsiaalne. Sealt Renault valikust mul oli see veel saatis näiteks, mis on ka siuke, et enamus vaatavad natuke, et mis asi see on. Isest on kihvt asi. Luksust, mugavust täis laotud, aga see välimus on siuke, et kas meeldib või siis üldse ei meeldi. Et enamusele pigem see teine variant, et üldse ei meeldi. Aga multipla, see on siuke nagu, ma arvan, et kui ta on nagu korras tegelikult, siis selle hind ajas võib nagu päris usinalt kasvada. Paar aastat tagasi ma üritasin Itaaliast tuua, see ei tulnud välja. Sealne bürokraatia on ikkagi nagu nii teine maailm, et ma isegi kujutanud ette kuulsa võib-olla ja põhimõtteliselt oleks saanud, kui oleks niimoodi, et numbrid küljest treileri peale, aga minu fantaasia oli, et ma sõidan nagu Itaalia numbritega Eestisse sellega. Kokkuvõttes tagantjärgi võib-olla oleks õnneks, et ma seda too sealt kätte ei saanud, sest et ma ei see, et andke mingi multipla, ma sõidan sellega 3,5 kilti tagasi sealt. See konkreetne eksemplar, see pidurid olid ikka väga roostes. Läbi Alpide tulla. Et võib-olla oleks hästi, et seiklus oli äge selles mõttes, et kogu üritus nagu ei kahetse, et läksin ja võib-olla kahju, et ei saanud seda multiplat. Sa käisid täitsa jõudsid nagu koha peale. Ühe otsa piletiga pein Itaaliasse, mul oli müüjaga läbi räägitud kõik juba ja siis see kestis ka mingi praktiliselt nädal aegast läbi rääkis see protsess, sest tahavad ütles, et ei saa niimoodi.
siis ma otsisin lõpuks kogu Itaalia seadusandluse välja, kõik näitasin, näed, teil on oma, noh, mis meil see on, ütleme, meil on see Maanteeameti leht, noh, nende mingi analoog selline. Näed, siin on kõik kirjas, et saab nii ja kõik on okei, onju. Läheb paar niimoodi, kuule me ikka kuskilt, kuule see ei saa. Ja siis niimoodi vaidled ja siis noh, kõik on siuke, et ai, tule siia küll välja mõtleme. Et sinna siis tüüp on ikka, ei, ma lähen vangi, ikka ma ei saa niimoodi, et mingi noh. Vangi. Ühesõnaga, et kui mina teen selle autoga avarii, et siis tema võib minna vangi. No, siuke jutt oli, kuskilt oli kuulnud. Ja see oli piisavalt hirmutav, et siis nagu juba oli nagu kõik, et tulin tulemuselt. Aga no selles mõttes sai natuke Itaalias ikka ringi sõita, kui juba sinna läksid, et tore oli see, et mul oli 35 € Ryanairi pilet sinna ühe otsaga. Tagasipiletit ei ostnud ja sellepärast, et autoga tuled. Aga mis sa siis tegid, mingi kohaliku marketplace'i lahti või mingi kohaliku? Tead, ma proovisin, aga ütleme Eesti numbri pealt 80% sai võtta üldse vastu ja... Aga see, mis need, jumala eesti keelest on, kõnekordid või? No jah, aga selles mõttes nagu noh, said enam maimu, et noh, need, kes vastu võtsid ja rääkisid, et selle mõtte ära nagu, siis need juba mingi ei. Noh, ka erinevate autoplatsidega asjadega ei, niimoodi ei saa. Mis see huvitav, aga on ju Eestisse toodud? Jaa, ei on toodud, aga sul peab olemagi mingi kohapealne kontakt või siis noh, see inimene, kelle kes satub olema siuke, kes kuidagi nagu on nõus sellega, aga valdavalt seal ikkagi noh, saad Ida-Euroopast ka veel tere hommikust. No jah, seda küll. Et noh, ei tea, mis jama sa kaasad mõelda. Kellelgi pole vaja seda, et noh, las ta siis seisab veel mul siin või müün veel siin uuega. Et ei, selles mõttes jah, kuidagi äge trip, aga ilma autota tagasi. Ja palju te oma autodest üldse välismaalt toonud oled? Ei olegi eriti. Üks siuke põnev toomine oli koroonaaeg. Ma seda lugu ilmselt rääkinud ka, mõni võib-olla isegi kursis. Aga ühesõnaga üks teisel hommikul ärkan üles ja mul on C4 kerega Corvetti vaja. Nüüd ja kohe nagu on vaja. Ja siis lapid kõik maailma Eesti portaalid läbi, kust midagi üldse kuulutatakse. Ega midagi sõelale jäänud. Paar siukest õnnetu olemisega leidsid. Mis tahtsid mõlemad remonti saada, üks oli 800 €, aga vaatasid, et sinna läheb 10 000 sisse. Ja siis on ikka siuke meh. Ja siis teine oli ka siuke, noh, neid ei olnud ka müüa siin eriti. Ja siis vaatasid Saksa, vaatasid, hinnad on siuksed, ega nagu ammas nagu kohe peale ei hakka, et parasjagu nii palju vaba raha pole. Mingil põhjusel tegin Rootsi portaali lahti ja siis vaatasid, nagu, kas ma ei oska kurssi arvutada või mis toimub. Et siuke 10-11 000 jumala korralikud. Ja siis hakkasin uurima, et kuidas siis nagu kätte saab selle sealt, sest üle piiri ei saanud minna, kõik oli ju kinni. Siis üks tuttav, samamoodi tuttav tulnud läbi siis nii-öelda need autode ostmise müümise. Ikka samamoodi täna siin suhtleme ja siis ütles, et kuule, et näed, mingi siuke tegelane, kirjuta sellele, et see toob Rootsist. Kirjutan, ütlen jah, et siuke taks ja saada lingid ja toolini. Siis okei, pead teele, et okei, et näed, siin on minu Rootsi erakonto, kanna raha sinna ja siis saab kiirem ülekanded selle ära teha, muidu see võtab aega selle koha peale. Mõtlesin, no, päris ikka ei kanna küll. Ma pole inimest näinudki kunagi kuskil läbi Facebooki suhelda, et ei tea midagi. Ja siis suhtlesin selle American Beauty'ga, et toote, et pane lingid. Siis veerantanud hiljem sama tüüp, kellega ma olin siis Messengeris. Viisalt, pole, sa küsid sealt just, et nad saatsid nüüd edasi lingid mulle, et kui tahad võtta sealt kaudu. Aga noh, ma toon neile autosi. Siis mul oli see, et tavai, siis me siin mängime mingit ringmängu, et teeme see otse ja põhimõtteliselt, kui ma teise hommikul ärkasin mõttega, et mul on C4 Corvetti vaja, siis sama nädala reede lõuna ajal istusin Paldiskis Corvetti, sõitsin sellega ära sealt koju. Tehtud mõeldud, jah? Aga selle aja peale või siis kas või paar päeva hiljem ei olnud nagu... Tegelikult nagu... Ei, see plaan oli nagu raudkindel, ma mingi pähe võtan, siis mul on vaja ja siis see tuleb teoks teha ja siis see kuidagi eks mul see Corvetti fantaasia oli nagu ammune ka, et kunagi krooni ajal käisin isegi vaatamas neid ja mõtlesin, et 150 000 krooni oli üks müüs seal, et äkki ostaks ära, et mõtled, et selle aja peale tegelikult need hinnad on püsinud suht samal tasemel, et nagu need pole kukkunud ega tõusnud oluliselt, et võib-olla nüüd on kerge tõusu teinud läbi, aga selles mõttes oli ikka põrsas kotis ostmine, et okei, seal tegelikult oli see, et selle nii-öelda vahendaja poolt oli tegelikult kohapeal keegi, kes vaatas auto üle ka, et päris siuke teadmatus ei olnud. Ma olen korra ka nii, et ma nagu autot nägin esimest korda siis, kui ma olin ära maksnud ja majat ära toodi. Et muidu on nägid pildi pealt kuskil, sest et see oli kuskil Hiiumaal müügis Emmastes. Ja Tallinnast Emmastesse, siuke, ütleme, alla 4 tunni vist ära ei lähe päris, et 4 natuke peale. Ei viitsi ja hinnaklass oli siuke mingi ala 1000 €. Okei. Siis siuke, mul oli üks tuttav Hiiumaal, et kuule, et viitsid, mina vaata üle, et käi korra töökojas, et mis seisukord on.
oli nõus kõik ja siis rääkisin selle omanikuga, omanikus oli siuke nagu hästi huvitava jutuga, siuke hästi pikalt rääkis, hästi niimoodi detailselt, üldse kuidagi väga teistmoodi inimene tundus telefoni otsas. Esimene kõne oligi siuke pool tundi ja siis mu teine kõne oli see, et kuule, et mul üks sõber tulnud töökohta viia ja siis see kuidagi veni selle poole tunniseks kõneks. Vaata, Hiiumaa eraldatud kohti pole polnud kellega piselitus. No seda võib seal ka olla, aga ühesõnaga, kui see teise kõne ära lõpetasin, siis ma mõtlesin, et tead, mul tunnen, et seda autot ei pea töökohta kontrolli viima. Ma tunnen, et nagu, kuidagi saad aru, et see kõik oli nii ehe, et vaevalt seal midagi nagu varjatuks jäi. Et ta rääkis nagu ise kõik täpselt nüanssideni välja, kus mingi kriim ja kõik muud asjad. Ja auto jõudis Tallinnasse, üks sõber tõi ära ja täpselt nagu rääkis, niisugune ta oli. Et ei midagi varjatud, ei midagi üle, täpselt kõik klappis. Ja siis mu huvi pärast nagu guugeldasin selle müüja nime ja siis selgus, et oli Emmaste koguduse pastor. Reaalselt kirikuõpetaja auto 8 aastat olnud. et see oli jah siuke. Läbisid oli siis pühapäeviti kirikusse ja esmaspäeval poodi? No, seda ma ei mäleta, ega ta mingi väga suur ei olnud, aga eks ta siuke 200 000 ikka oli, et nagu ega ta ka uuena seda ei ostnud. No tema ostis selle ilmselt siis oli see 180 000 midagi. Ühesõnaga ega palju. Mis auto see oli, kui küsida võib? See Saab 900. Okay. Et kuidagi ma mõtlesin, et Saabe polnud nagu olnud tükk aega ühtegi nagu süsteemis, et siis vahepeal proovid siukseid nagu otsida selliseid marke või mudeleid, mida nagu siis varasemalt pole nagu listis olnud, et viimasel, alguses mul ikka paar asja viskas topalt sisse, mõned mudelid on, aga edaspidi olen püüdnud, et ma uuesti samad nagu mudelit ei ostaks, et oleks see nagu variatsioon nagu suurem. Ja need kohati ka isegi markide põhjal teinud, et tukese siin, et seda marki enam ei osta, sest et neid on nii palju olnud. Mercedesed. Ja mul mingi 10 tükki olnud just või midagi siukest, et kuigi hea meelega ostaks neid mersuvalikut on veel ja see on küll ja veel. Siiamaani kahetsen, siin koroona ajal oli igast huvitavaid pakkumisi tuli. Mäletan, mis autot ma müüsin. Aga mulle pakuti vahetuseks CL55 AMG-d. Millele? Volkswagen Golfile. Okay. Mis maksis nagu, see ka, et tal oligi mingisugune rahadega juba kitsas. Et konkreetselt kriis, et anna mulle mingi summa peale natukene, aga ütleme, see turuväärtusest oleks pool autoturu hinda olnud. Ja tol hetkel see autoturg oli täiesti kokkukumus, ka hinnad kukkusid kolinal kõik, tõmbus korraks nagu vaakumisse ja siis tuli see uus lainevaat, kus viskas kõik ülesse. Ja kui ma oleks sealt põhjast selle AMG ära võtnud, siis ma arvan, et ma oleks selle 2-kordse hinnaga müünud poolast ilma lihtsalt. Et siis mõtlen, Oota, aga mis siis, miks see siis... Ma ei tea, kuidagi tundus siuke, et ma kuidagi nagu, et äkki, see turg oli ise ka siuke, mõtlesin, et tea, mis siin toimuma hakkab, mis juhtuma hakkab. Siis mõtlesin, mul täpselt seda vaheraha poolt ka kõik nagu olemas, et ma oleks pidanud kuskilt juurde laenama, et see ei olnud küll mingi meeletu summa, aga ikkagi tundus siuke, ma ei tea, tagantjärele loll. Aga et seda tagantjärele lolli on, seda on liiga palju, ilmselt kõigil teistel ka. Aga kuidas sul nagu selles kogu nimekirja see osakaal on sellega, et mingid autod sa nagu vahetad ja mingid sa siis müüd ja ostad uued? Sellega nüüd, peale seda nüüd automaksu pulli, kogu see vahetamise business on läinud nagu väga hõredaks. Et see on keeruline, eriti vaata, kui mõlemal osapoolel on see registrimaks maksmata veel ja siis mõlemad maksma ja siis üldse on see kuidagi raske, ja kes müüb enne, siis tihtipeale ongi see, et eriti odavamas otsas, siis neil isegi kui on see emmal-kummal vaja see regamismaks maksta, siis kuidagi jälle mingid käärid selle mingi jama, et pigem on sellega keerulisem, aga muidu vahepeal suur osa tegelikult mul käiski vahetustel. Et see mingi jadad olid siuksed 500 jadad, et ma polnud nagu 5 autot müünud või vahetanud ja siis läks 5 raha eest ära. Et tihtipeale muidugi puhtalt kärsitusest, sest et kui auto on olnud juba 3 päeva müügis ja keegi pole ära ostnud, siis midagi on valesti ja midagi peab tegema. Et vahetustega muidugi, sellega on niisugune nagu loto natukene, vaata. Siis tihtipeale saad kuskil parklas kokku, see protsess on juba lihtne, Sina tahad minu autot, mina tahan sinu autot, vahetame võtmeid, teeme kähku piip telefonis selle omaniku vormistuseni. Aga niisugust põhjalikku kontrolli sellega enamasti ei kaasne, et siis ongi siuke, et kas siin pikema kõrre tõmbas parasega või siis see sattus parasega võrdselt nagu siuke olema, et ongi mõlemal nagu saidki nagu täpselt seda, mis mõlemad tahtsid, aga enamasti ikka pigem see nagu
kui mul õnneks läks. On midagi niimoodi nagu täitsa metsa läinud, et see vahetusega, et sina oled see kaotaja pool? Ja ikka muidugi, korduvalt. Aga on isegi niimoodi olnud, et lähed ja saad aru, et see on see koht, kus peaks nüüd selgest tagasi minema, et ära võta seda. No davai, teeme ära. No ja vaata, ta on seal ju, sa juba näed seda. Ja, aga samas ma olen kohale tulnud juba, teine on kohale tulnud. Ja samamoodi on ka nagu üks vahetus oli, mis mul oli kollast värvi 6. järve Emari kupee. See oli siuke veider kollane värv. Siuke ehtne nagu pedemajakas, et seda nägid kilomeetri pealt, kus auto tuli. Võisid minna Ikeasse suvalt ära parkida ja tulid uksest välja ja seal. Ja seda müüsin ja siis pakuti ka vahetust. Või pakkusin ise, ma ei mäleta, kuidapidi see oli. Ja siis saime kuskil kokku seal, mis poole Tartu tee peale Mäove. Ja kõik sobib nagu, kõik numbrid nagu klapivad, teeme veel proovisõitud ka ära. Ja siis see PM tuleb proovisõit tagasi ja nagu seisme aurupillu kapoti alt. See on mine metsa. Esiteks kuskil õhtune aeg, mingid poed asjad on kinni, tööriistu kaasas pole. Õnneks oli mingi plastiklõdviku see kolmik ühesõnaga läks puru, mis neil on suht tüüp viga, et see plastik mureneb ära. Jahutusvedeliku bensukas saab, aga kruvikaid ei müüda. Et võtmid, mündid, midagi ei sobi sinna kruvi vahesse, ei saa, siis teise autoga panime sealt Paidesse, seal üks ehituspood oli nii, et 10 minti oli sulgemisena veel, said sealt kruvikad, et saime nagu seal koha peal kokku ära lapitud ja jahutusvedeliku sisse. Et ikkagi läks ka tehinguks, aga ütleme, et ta mõlemad pidi olnud nii, et mõtled, et kas teine pool nüüd hüppab alt ära või siis võid ise selles positsioonis, et kuule, et ma ei tea, et nüüd ei ole see koht, aga jah, et mõnikord ongi see, et nagu ma ei tea, kas on mingisugune kerge siuke kalduvus, mingit jama lihtsalt vahepeal endale kaasa tuua või mitte. Et siis näed, et seal on probleem tegelikult sellega saab nagu vaeva ja vatti näha või kuidagi või üldse ei tasuks tegeleda, aga ikkagi nagu tood koju ära. No eks sellega on see, et vaata see probleem on ju, see pakub veidi siukest põnevust ja pinget ka, et muidu kalla ja talla korras autosi nagu niimoodi vahetada nagu tore sõita, aga üks, et see on nagu tahaks midagi teha, mida millegi järgi kibeleb ja siis võibki juhtuda, et vaat see on hea siuke challenge, selle ma võtan nüüd on ja mõnega on see, et see nagu midagi juhtub, see on alati põnev, endal on huvitav, mõni situatsioon muidugi on siuke, et see moment ei ole huvitav, et see moment on väga ebamugav, aga see on väga hea loo pärast. Et siis tihti veel ongi suhtumine siuke, et mäletan kunagi äkki esimene aasta, kui me tänase abikaasaga deitisime, siis mul oli see Jaguar XK8, vist ka trikitas pisut vahepeal. Et ta oli mingi siuke veider nagu teema juures, et käima läks alati. Aga mõnikord nii, et kui käigu sisse panid automaatkastiga auto ja piduri lahti, siis suri välja. Mõnikord tegi mingi 3-4 korda, mõnikord ei teinud üldse. Aga ei saanud aru ka, mis seda põhjustab. Ja siis me käisime Hiiumaal ja praami järjekorras läheb käima ja ei saa minema kohalt, proovid 30 korda lihtsalt läheb käima. Kogu see, ütleme, minu rida pidi esimese peale minema, eest on tühi juba, ülejäänud kõik ei saa liikuma, sest üks tont on lihtsalt seal nagu hoiab kinni seda kõike. Ma lihtsalt vahepeal ütlen, et ma kunagi üht režii tagant ka naerukaekas selle briti huumori peale. Ja ühesõnaga oligi siuke jant, et siis tüdrukule ka, et praegu on nagu nõme, et kui see autosse mandril ära saada, lükkasimegi seal, kutsusin rahvast appi, lükkasime praami peale ja pärast sealt maha ja sinna ta jäigi. Siis pidime kuidagi häälega saama sealt koju tulema siis kohvrite asjadega. Aga ütleme siuke tagantjärgi jumala hea lugu. Too moment oli siuke, kõige vahvam ei ole, nüüd siin praegu passida. Pluss jätsin selle auto siis Rohukülla. Mul mehaanik läks arvutiga kohale sinna. Istus sisse, pani käima, sõits minema. Ilma, et midagi oleks teinud. Aga täpselt briti huumor. Et see tegi siukest briti huumorit küll hästi. Lõpuks selgus muidugi, mis keegi kaval inimene oli väga kavala lisaimmo sinna vahele pannud, mis vahepeal maha ei tulnud. Et kuskile relee sisse oli ehitatud liikumisandur. Ehk peal sul on kaitsmekarvis relee. Sa ei taipagi sinna sisse vaadata, seal sees liikumisandur ja siis nagu auto liikuma hakkas, siis see katkestas kõik ära. Ei, tõesti vappa. Ja ja tõesti jah, seal praami järgi, kuulge, saate äkki aidata? Siuke huvitav oli jälle, et selles mõttes mul endal tollel hetkel nagu mingit siukest närvi või midagi ei olnudki, et siukest mingit ahastust teadsid. Jah, küll see kuidagi laheneb, et vaatame hiljem, tegeleme sellega ära, et praegu siit Hiiumaal ei hakka jätma, et sinna on juba raske järgi minna talle pärast.
aga lihtsalt jah, et noh, ei stressanud ette niimoodi, aga proual oli küll natukene siuke, et mis juhtuma hakkab. Ja, aga üks lugu sul on ju ka, mis leidis üleriiklikku kajastust ka taaskord. Sama auto oli. See parkimismajas. Ja jälle vaene naine. Temal nagu. Aga räägi see lugu ära siis. Ei, see on prouale poodi ja siis vaja poes käigus teha siuke meediasündmus kohe, et täpselt ei tea ju, tegelikult ei lastud teha mingit nii-öelda seda ekspertiisi pärast, et millest läks, aga tõenäoliselt ikkagi, ma arvan, kütusevoolik või midagi seal või mingisugune kinnitus sealt järgi andis, et põhimõtteliselt nagu parkimismajja sisse sõitis, siis järgmine hetk olid leegid laeni ja see käis nagu sekundiga. Et see oli mul elus esimest korda ilma aluspüksteta teleintekat anda. Kui ma kõne sain, siis ma olin hommikul mantlis kodus alles ja siis kahmasid mingid lühkarid jalga ja särk selga plätud ja läksid. Siis mõtlesin ka, et kas seal nii natuke kärssab midagi või on seal päriselt jama, et teinekord naistel on nagu võime paisutada seda probleemi. Ja siis mõtled, seisad seal 70-ga ära vanas, et tegelikult tahaks nagu selle jala sirjaks võetud, aga samas nagu, ma ei tea. Tavaliselt sellistel hetkedel keegi on veel õppesõit ees või midagi sellist. Mõõdab kuskil kiirust või mida iganes. Ühesõnaga, nägid kaugelt nagu, et sealt parkimismajast tuleb musta tossu ja tuletõrjeautod on kõik sissepealt kinni pannud, siis vaatasid, vist ei ole väike praegu. Et abikaasa vist isegi hoidis tagasi on ju, et... Ei tea, rääks nii nagu oli. Et põleski päris üks korraliku leegiga. Et ega sealt olid tagatuled ja need veinipudelid pagassis jäid ka terveks ja puutumata. Sest autost välja minekuga oli nii kiire, et käekotti jõud kaasa võtta, et jumaldas mingid lapsi veel sees. Ja, seda küll. Ta just katuse peale ka pandi ilusti sinna. Aga ühesõnaga, et ta sõitis majja sisse ja siis tegelikult juba teisel korrusel lõi leegid alles. Et seal üles rambi peal tundis kärsakat, jõudis teisel korrusel ja siis viskas leegid laeni kapotilt nagu vastu, siis parkis ühe lage. Võtagi, see on ju see sama auto, millega ma ka sõitsin. Ma arvan, et sõitsid. Ja. Seda oli tegelikult sellise auto, mida kunagi nagu müüa ei plaaninudki. Ja siis lõpuks seda maha müüsin, et aga ütleme, siukse 10 turuhinnaga võib-olla. Aga kas see sul oligi sellest ajast saadik siis, kui sa ütlesid, et kui te tutvusite, et need terve selle aja jooksul kuni siis nüüd, millal see just üle-eelmine aasta? Eelmine suvi. Jah. Et see oli mul siuke pisut üle 10 aasta. Kõige pikemalt omatud auto, või? Ei ole. Mul on üks kuskil garaažis veel, millega peaks tegelema, aga ma juba näen, et see number, mis ta siin küsib, et ta liiklusse tagasi tuleks, et see on juba siuke võib-olla kiskuda 5-kohaliseks. Millest me siis räägime? Kunagi ammu aega tagasi, kroonid olid veel Eestis, kehtis siuke valuuta ja mu väike vend tegi juhiload endale. Ta mingit autot osta ja tal oli 10 000 krooni oli raha, et auto osta ja sellest sai nagu tollel hetkel ikkagi siuke tänavaataks 1000 rente või kui nii paljugi, et sellest sai. Ja siis ma mingit mõtlesin, et ma ei tea, et ma panen natuke juurde, et võta midagi nagu kihvtimat. Ja siis ma leidsin, just oli toodud Saksast E30 Power. Ehk siis 3. seeria, mis on siis tehtud ühe tuuningfirma poolt kabrioletiks, kuna tollel hetkel Bemari ise 3. seeriast kabrioleti ei tootnud. Ja see oli väga heas seisukorras ka muidugi, ja siis mäletan 33 000 krooni maksis, mis tundus nagu päris palju raha. Ja siis mingit nagu väga aktiivselt aga ei sõitnud, sest need kabriolette oli meil nagu siin kuidagi hoovid täiskoor. Ma ei tea, millega pärast neid kogu aeg nagu oli. Ja eks see tahtsid midagi kuskilt nokitsemist, siis ta jäi korra seisma ja ma arvan, et viimased 4 aastat vist ei ole liikunud. Et sellega on see, et kui juba teha, siis teha nagu põhjalikult. Aga mis tal siis nagu, kas kere on läbi? Mõned keredetailid tahaks seal ilmselt vahetada, mõned mingid roostemullid sees, et see võib-olla paneksid uued tükid ja kuskilt keevitust natukene, siis võiks juba mootori üle käia kõik tihendid ära vahetada. Siis tahaks tegelikult üleni uuesti ära värvida. Selles mõttes mul on lihtne, et mul on väike venda maaler, automaaler, et siis see osa nagu nii kalliks ei läheks, et siuke materjali ajakulu. Ja siis tegelikult tahaks ju uue sisu õmmelda, natuke see teha kerge custom ikkagi. Katus korda ilusti. Katus ma vahetsin ära. Ja sellega oli niimoodi, et olin maal vanemate juures ja õekass vist oli ka juba maale kupatud elama. Ja siis mul parkis, selles mõttes korteris vaata elavad hulluks kassid, neil saavad hoovis teine elu mõnus. Ja kass hüppas kuuri katuselt siis selle Pauri katusele
ja läks läbi sellest katusest. see on muidugi, no okei, ega need kabriolettide katused, minust nad ei peagi väga kaua, üle 10 aasta, nad lähevad rabedaks. See auto oli aastast 85, sest ta oli juba selleks hetkeks, ma ei tea, mingi 30+ aastat vana, et siis sealt. Et vaata meie kliima ka siin see külm ja kuum, et nad nagu, see on paratamatu, et ilmselt kui see oleks värske olnud, vaevalt see kassi. Siis poleks midagi muidugi, aga kuna see oli juba ilmselgelt rabe, siis võin Saksast uut kangast tellida ja vahetati ära. Mäletan, 10 000 krooni läks kogu see pull. Ma mõtlesin, et kangas ise oli mingisugune 6000 krooni vist. Eestis ei oleks odavam olnud, et lasta teha nagu enda selle olemasoleva raami peale. Ma arvan, niisugust kangast ei oleks kuskilt välja võtnud. Ja seal oli mingi Saksa firma, mis tootiski kohe spetsiaalselt siis isegi tehasele tegi nagu tootis sama kangast nagu originaalkangast. Okay. Et ma mõtlesin küll, et tõmbleks selle kassi sinna peale, paneks võtta vatti täis ja klaas silmad ja äge seal pea keeb seal tuules, aga õde polnud kuidagi nõus sellega, siis jätsime alles. Et see on jah kõige kauem pikemalt olnud auto, et see on, ma arvan, niisugune tänaseks juba ma isegi mäletan, mis aastal ma ostsin. No aga ei tee ju, sa videosid teed, vaikselt hakkab seal pihta. Jah, sponsorit peaks otsima, kes aitaks selle asjaga kuidagi nagu liikuma saada, sest et hetkel läheb nii palju mujal igal pool endal neid vahendid, et ei ole sellist 5 summat üle, mis sinna sisse panna. Et aga jah, korra isegi mõtlesin tegelikult, et võib-olla eraldi mingisugune seeria teha sellest taastamisest. Kas sa tead, palju neid üldse nagu toodetud on või kas neid Eestis on veel näiteks? Mul üks sõber just ostis, just äsja sai kätte, tellis Saksast. Aga neid Eestis mingi aeg neid oli äkki 10. Tänast seisu ma ei oska öelda palju need on, sest et neid maanteametist nii raske kätte saada, sest neil ei ole eraldi mingit märget juures. Oota, kas neid kabriolette, E30, kas neid kabriolette tegi ainult see Bauer või keegi teine ka? Tollel hetkel tegi ainult see ja mingi hetk, kui peale facelifti vist hakkas BMW neid ise kabriotest tegema, tegi ise kabriodena kohe. Aga tollel hetkel ta ei olnud ju kupee, ta oli 2-uksene sedan. Et siis oligi ainult üks tuunikfirma, kes siis, ta on nagu siuke, ta ei ole täiskabriolett, sul on nagu uksed on raamidega, sul on kõik raamid püsti. See, ja, okei, nüüd tean jah. Oi, need on lahedad. Oi, tee ära muidugi. Kurat, see lahe. See on kihvt putukas jah, aga ma mõtlengi, et kuna need toimetusi nii palju kogu aeg, siis ongi see, et ideid on nagu rohkem, ütleme, kõvasti rohkem kui neid, mis jõuavad nagu ära teostada, et see mõtteid on kogu aeg igast erinevaid. Aga kui nüüd lähme sul nende selle 100 auto projekti või üldse sinu autode selle puhul, et mis sul nagu selline kõige pikk, mis sul on mingi lemmik olnud või? Mul sellist ühte, mul kuidagi nagu ei oska nagu esile tuua, Eks see XK8 oli muidugi äge, see oli üks lemmikutest kindlasti. Ta oli siuke, esiteks ta oli lahtine, ta oli ägeda värvsisuga, siis see väljalase, mis ma selle ära vahetasin, tegi siukest häält, et see nagu tegi ainult pai kõrvadele, et siuke muidugi võib-olla natuke liiga vali, aga siuke maitse asi. Vaidlemiskoht on ju, et kelle jaoks mitte. See oli kindlasti üks siuke lemmikutest. See Range Rover muidugi, mis palju raha maksis, see oli tegelikult ka autona väga mõnus. Et mul õnneks ei olnud väga probleeme, nagu enamusel vist on. Samas ka eelmine Range Rover oli väga mõnus 3. põlvkonna. Ikkagi britid, ma saan aru, nagu on tõuksed. Ja. Siis S-Mersu meeldis. Mõtleme, et mis oli siis see 221 või. See oli siuke 320 kilovatti, 4 vedu, pika kerega, väga mõnus sõita. Kas sinul ei ole Mersudega seda olnud, et sa tunned ennast veidi sellise pensionärina? Ei jäi igavaks või? Ei, kuidagi ei ole, et võib-olla kui sa võtad siukse nii-öelda rahuliku diisli vändaga aknad, siis võib-olla tekib seda tunnet, et ta on nagu pensionär, aga vaata, kui nagu, ütleme, et võib võrdlusesse tuua Audi A8-ga, on ju. Aga A8-st sa tunned kuidagi, et on nagu sportlik ja sul on siuke veidi sportlik, siis Mersus ikkagi ta on kuidagi nagu mulle meeldib pigem tekib siuke nagu mingi härrasmehe tunne, vaata. Et pigem, kas just pensokas, aga pigem siuke, et sa nagu, sa midagi kihuta temaga niimoodi, et pigem sõidad mõnusalt. Härrasmees ei kihuta. Et Audi jääb pigem rohkem natukene, oli vajutama. Mingi, et ma arvasin, et mul pemme pole üldse olnud, aga siis keegi luges kokku, neid oli ka päris palju. Ei, see on just ütlesid see 3 kollane või?
kollane 3-ne, ei see 6-ne. See oli 6-ne. 6-ne. Siis mul C30 on ju, siis mul on olnud mingi E39 ja 38. Ikka nagu ka siuksed vanemad täitsa. No uusi pole, jah, ma vahepeal mõtlesin ka seda mingit, mis on see F10 siis või? Mis see 2009 edasi tuli. Et minu meelest disaini poolest nagu päris kena auto. Väga ilusad autorid, ja siis kui rääkisid paari tuttavaga, siis ütlesid, et kui rahast nagu kahju pole, siis väga mõnus auto. Aga tead, ei oska öelda, vaata, nendel on need diiselmootorid, nii 2.0 kui see 3-liitrine diisel, et need on väga, minul oli täiesti, ma ütlen, ma müüsin ta lõpuks kallimalt maha ka, kui ma ostsin, et väga hea auto oli, mitte midagi ei ole öelda. Ma ühtede automehaanikatega rääkisin, siis ütles, et kui tahate, et nagu kõik tüüpvead või potentsiaalsed probleemid üles loeme teile, siis varuge päev. Tegelikult nagu iga autoga on seda. Ei no jaa, mõnega rohkem, mõnega vähem. Jah, iga autoga. Samamoodi praegu mul on siuke üks igapäevaauto on 2011 aasta Jaguar XJ. Võiks nagu arvata, et elu on huvitav selle autoga. Reaalsuses ostsin siin eelmine aasta, oktoobris. Tegin hoolse, paar kaigast sildades, karteri tihend ja nüüd tegin teise hoolduse. Nii et vahepeal üks kummitus käib sees, laelamp aegalt natuke viskab põlema ja kustub. Sa ütlesid sulle nüüd kõva häälega välja, vaata selleks ajaks, kui episood välja tuleb, siis anna teada, kui see nüüd siin näitab. Siis ütleme kuni tänaseni päevani, siis tõmbas veel piiri. Et aga noh jah, et Briti autodega üldiselt on natuke siukest põnevust võid saada. Ja Itaalia autodega sama lugu suhteliselt. Aga mis sul on itaallastest üldse näiteks olnud? Vähe on olnud, mul on olnud üks Alfa, paar Fiati, üks Lancia ja vist äkki olegi rohkem. Mis värk sellega muidu on, et kas see nagu, see on mingi inimtüüp vist, kõlab halvasti, aga sa oled nagu see, sulle meeldib nagu ennast panna halvasti tundma. Meie see režiimees Rando, tal on ka mingi itaallane, jah, vastu vist, itaallased, britid nagu jumala eest, et saaks nagu võimalus. Tahtsin nii kahe asjaga, vaata, nendel on siukest nagu mingit karakterit või mingit siukest teistsugust nagu aurat või emotsiooni. Et minust nad teevad nii britid kui itaallased reeglina väga ägedat disaini. Jätame seal mõned nagu eksemplarid kõrvale või mõned margid lausa, aga nad oskavad teha väga ägedat disaini nii sportautodel kui ka siukestel muudel. Pluss tihti veel mootorid ise on tegelikult ju, võtad mingid alfa mootorid, väga kihvtid mootorid. Ja siis natuke see murepool on see töökindlusosa. Et et siis kas sa oled nüüd nõus nagu seda poolt nüüd järgi andma, et saada need mingid kihvtid elemendid, et siis ongi, et sa nagu kõike head ei saa. Et elektriga ei kipu need itaallased ja inglased eriti. Nendega elektri osa neil on natuke pahasti, jah. Aga meie üks külaline, kes on olnud meil üks alfade süke ka, ma ei tea, koguja või kuidas seda nimetada, ka tema on öelnud, et see on lihtsalt elustiil, et see peabki sulle meeldima, et on siuke veider ja iga hommik võib-olla veidi siuke täringu veeretamine ja et ma isegi nagu võib-olla natuke saan sellest aru, aga ma lihtsalt ise mõtlen, et vaat see on nagu selles mõttes, et päris ainsaks autoks, siis ma hakkaks ka mõtlema juba, et kas mul ikka on vaja. Et kui sul on nagu teine auto veel, et kui nüüd sellega ongi mingi atšurreni, siis ma ikkagi saan kuidagi liikuma või mingi lahendus on olemas. Täna muidugi linnas on lihtne, sul on võtta Bolt Drive ja trammid sõidavad ja kõik jutud. Aga siuke puhtalt üheks autoks ja kui on nagu kindla peale kuskile vaja jõuda, mingi autoga mul oli tõesti, et ma natuke see oligi see, et mõtlesin, kas ma lähen sellega üle, et ma ei tea, kas ma saan, sama see viimase Lanciaga oli. Mingi hetk käisin, viisin pere sõitmed, et lapsed peale, proua peale ilusti, tegime Tallinna vahel suure tiiru. Üks vähestest autodest, kus ta on nii-öelda B või C kategooria auto, mis mul on, kus ta on üldse nõus sisse olnud istuma. Siuke suvi palab, mõnus kont ei tööta, akna tahtsid sõita, lapsed võid käsi välja panna, kõik kihvt. Ja siis järgmine mul kuskile minna ja käime lähenema. Mootor käib ringi, aga ei turtsu. Siis siuke kuna õnneks on teine auto veel, millega sõita ja trammid, bussid, kõik jutud, siis las ta olla. Ei viitsin tohtu tegeleda, lähed järgmine päev samamoodi tühja, lihtsalt mitte midagi. Siis mingid mehaanikuid läbi, et mis siin variandid võid olla, käid kõik maailma kaitsmed üle,
mingid akuklemmid maha, pikemaks ajaks akuklemmid maha, veel pikem, ei aita mitte midagi nagu ja siis et lõpuks oli juba keegi nõus diagnostikaseadmega lõpuks tulema, aga mingi nädalavahetus siis mulle aega ei klappinud ja jäigi, nädal aega vedeles seal. Ja hoovipuksiir ka järgi ei saa, peaks kuidagi välja lükkama. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen ühe klipi sellest, et nagu kuidas nagu saab raha kokku hoida, on see, et ostad ühe Itaalia auto, see läheb sul kohe, lapsed ja kuulab perse. Ja siis lähedki trammi peale ja siis kütuse raha ei kulu, et juba hea. Ja siis nagu filmi hakkasin seda, et kui seda käima läheb, ja käib. Töötas. Mul ei klipp tegemata, jube kahju oli. Et mõtlesin, oleks võinud natukesegi teha, et käime. Ja sealt edasi nagu ühtegi null muret, sõitis korras. Aga miks ta nädalaga vahepeal käima läinud ei tea? Et mul õnne aimugi. Ja rohkem ei teinud seda jama? Ei. Ja selle autoga oligi see, et ma julgen nagu mõnda kohta minna, sest äkki sa tagasi. Et kui linnast välja pikem sõit oli. Või siuke koht, kus on tasuline parkimine, vaata, et kui sealt ära ei saa, see on natuke jama, et siis võib jälle kalliks minna. Mis auto sul on siuke, millest loobumisest sa nagu tagantjärgi mõtlen, et kurat oleks võinud alles jätta? C4 Corvetti tegelikult ei tahta ära anda, oleks jätt hea meelega. Ega ma seda viimast Range Roverit oleks jätt. S-Mersut tegelikult ei taht müüa. S-Mersuga oli seda, et suur ja ruumikas auto justkui. Lapsevankrid tahtsid sisse panna sinna autosse, siis pidid võtma raamil rattadelt ära, et see pagassi mahuks. Pagass on suur, aga luuk on väike või see luugi auk on väike. Tal on ju õhkvedrused ja kõik muud jutud ja see võtab tegelikult sealt tagant seda kõik see ruumi ära. Et siis oligi see, et oli mingi laps oli aastane, siis oligi see pool, kogu kama oli salongis põhimõtteliselt. Ja siis tuli mõte, et teeks ühe lapse veel. Siis vaatasid, ja see Mersu peab minema, sest et 2 lapsega juba poleks nagu enam ära hakkama saanud selle autoga. Sest mõlemad olid vankriaalised ka veel, et siis juba oligi nagu, siis ma pidin järgmise Mersu ostma, kus mahtus ära, aga selle rolli täitsa ära, aga muus osas oli mega igav. Et siis oli see esimese põlvkonna GL Mersu. Et suur nagu maja, asju mahub palju, aga null emotsiooni. Pensionär. See oli tõesti pensionäri Mersu, jah, et siuke kuidagi nagu meh. Ja mõtlen, sest Astegist oli natuke kahju, see oleks võinud ju jääda, sest et ta oli nii loll asi, ta oli nii unikaalne, seda teist pole Eestis. Et ikka neid oli. Samamoodi tegelikult see esimese põlve Cayenne, sina vist proovisid ka seda, yeah. See oli pagana lõbus asi. Sellest on ka lugu. Jah, see oli nii toores lihtsalt, mis ta on 331 kilovatti, 4 vedu, hääled, jutud kõik. Ja need uued Porsched on rafineeritud, nendega on väga lihtne sõita, aga see oli siuke nagu toores ja loom, siuke kihvt asi, et mingil autoüritusel mäletan, käisin ka ja seal ikka sai mändide vahel panid külges niimoodi, et rattad risti sellega, et ikka kihvt oli. Ja ta oli päriselt nagu suutlik auto ka, et nagu sai maastikul hakkama. Esimese põlvega Cayenne on ju see, millel on diffrilukud ja aeglust. Teda ju kasutataksegi täna juba, sest et esiteks nende hind on niimoodi langenud, et sa saad tõesti alla 10-ga neid kätte juba. Ja just tänu sellele neid kasutataksegi täna ka palju seal off-roadil. Et seal oligi, metsas me sõitsime kuskil mingite radade peal ja seal, kus länkari mehed olid hädas, siis meil nagu põhi vastu ei käinud, paid õhuga kõrgeks ennast ja see läks. Ütleme, kogu see juhitus, kõik see kombo oli kihvt. Miks ma teda ei jätnud alles? Ma tegelikult mõtlesin et mul oli see Range Rover ka veel. Siis mõtlesin, et äkki mul see Range Rover jälle jätakski selle vana Porsche, et see on palju lõbusam sõita. Aga teisel põlvkonnal see häda pole enam. Jalaruumi tagus reas. Oli tegelikult suhteliselt vähe. Ja kui sa panid turvatooliga lapse sinna, siis see oli sul nagu põlvede või jalgadega nagu seljas, et linnas tegid väikse otsa ära, aga mõtlesid mingit maanteed lasta juba siis. Ja võib-olla see kütusuulu teemaga natuke. Teise Cayennil on see mure lahendatud, et seal on pagass väike. Okei. Ja on see nagu istmerida on suuremini, aga istmed viidi taha poole lihtsalt. Aga teise põlvega paar korda oli niimoodi nippa-nappa ostmas. Aga ta kuidagi nagu siukest emotsiooni nagu ei pakkunud nagu see esimene. Et see oli kuidagi siuke kihvt, et sõitsid ja nagu tulid tagasi siuke veri kees sees ja äge oli. Kütusekulu oli neil küll, jah. Ma mäletan, ma ei tea, mis aastama meil oli, aga ka esimese põlve oma. Jah, facelift lihtsalt. Kusjuures mina ei mäleta, et pagass väike oleks olnud, aga sellel ajal meil ei olnud veel laste tegemisest midagi asju. Esimesel ei olnudki pagass väike. Esimesel oli pagass suur, aga tagaistme jalaruumi vähem.
aga selle bensukuluga ma mäletan, et ma sõitsin kuskil maanteel sellega, ma küll roolisin näpitelefoni, aga ma pidin pilti tegema, et Henri, vaata, 13 sain nagu, jess. jah, on mul ka neid autosid, millel ta nagu, üks auto, millel ma ei saanudki kunagi alla 12,5 näitu kätte. Korra sain 12,5 kätte sellega mingi. Aga see oligi see 3. põlvkonna Range Rover, siis ta oli ka 4.4 bensukas. Et see oli siuke üsna janune. Ja samas mäletan see S-Mersu, millest ma enne rääkisin. Seal tehas lubas maanteel 7,9, keskmist 9,8 ja linn siis midagi siukest. Noh, okei, need tehase numbrid on alati siuke, et võta varuga. Aga ma ei saanud nagu maanteel ka seda lubatud keskmist isegi nagu sinna lähedal nüüd. Mul oli maanteel näiteks 10,8, et noh, et see on isegi liiter rohkem kui keskmine peaks olema. Mõtlesin, et midagi jamast autol. Käisin 2 korda esinduses. Mõõdeti vaadati, öeldi kõik korras. Käisin mingis teisest Mersudega tegelikult töökojas, kõik korras. Käisin eraldi veel mingis diagnostikakohas, kõik korras. No ei ole ju, kuidas, ütleme, mul maanteel on nagu suurem kui keskmine, et mõtlesin, mis jama on, siis võtsin kulutuse portaali lahti ja vaatasin, kes täpselt samasugust kombot müüs. Kõne peale. Kuidas sul on? Mul on siuke ma. Täpselt nii ongi. Et noh, jah, mul sama. See on selge, siis ongi lihtsalt, kütusukul ongi siuke. Et ei olegi vaja midagi vahetama hakata või remontima. Aga ütleme, mis palju kütust võtad, on tavaliselt tore sõita ka. Enamasti. Nii ta kipub olema. Üldiselt vist on jah, niimoodi. Kuigi minu kütusekulu rekord, mis mul on läinud, seda autot mul blogis ei ole, sest ma neid, seda ütleme, gruppi autosid ma üldse ei ole kajastanud kunagi. Kas teda blogis ei ole või nimekirjas ei ole? Nimekirjas ega blogis, kummaski. Kunagi ammu sai sõidetud neid rahvarallis ja rahvusprinte. Seda masinate hulka ma ei ole sinna nagu kaasanud. Ja meil oli siuke auto, Peugeot 205 GTI. Seda retsisime nagu seal iga kord oli mingi plekk mõlkis ja vaid uue klepsu. Täna maksavad siukest raha, et vaatad, et see on nagu hullumaja, et sellega seda äästasid. Meil oli muidugi oli see lihtsam see 1,6, mitte 1,9. 1,9 hinnatum, 1,6 on siuke, ka maksab, aga mitte nii palju. Ja Tartus panin paagi täis, Mäos panin 34 peale. Ja pakk oli kui suur? Ma ei tea, vist ta võis 40 olla, aga ütleme 90 kilomeetri peale Tartust Mäole 34 liitrit, seda on palju. See muidugi oli väike tehniline viga lihtsalt too hetk küljest, aga siis mäletan küll, kuidas nagu rahanumbrid paid kilomeetripostidega silmest läbi, et Hummeriga saad ilmselt ka ökomalt hakkama. No kindlasti. Mõned autod on need talvisel ajal eriti, et kui sa parklasta käima paned, et ega siis on ikka hoov bensuaisu täis. Jah, tean seda tunnet. Bensuaisuga autosid küll. Aga vastupidine kulurekord? Kõige ökom või? Jah. On sul üldse mingi siukest, Renault Cliot või midagi siukest? Mul oli, ma siin ju mingi kord oli ilge budgeti eest saada auto. Et siuke, mul fantaasiat alla tonni jälle. See oli veel enne regamistasu siin, aga siuke, alla tonni midagi saada, kõik asjad. Ja leidsin Toyota Aygo äkki või? On see pisike väike punn? Väike muna. Ja üks toidukuller müüs. Väljamaisi pika nimega. 1000 eurot. Tavai, midagi saab olla tingitud. Jutustasime, vaatasin, proovisime, siis ostsin talt 500 euroga ära selle auto. Poole odavamaks lõudsa. Seal tuli nüansse välja. Sellest ise ka ei olnud teadlik. Selles mõttes, et seal ikkagi küljepleks karbis oli auk sees ja veel nüanss oli veel seal piduritega mingi häda ja siin nipet-näpet asju. See oli, ma arvan küll siuke nagu mega öko. Üllatavalt okei sõita. Ma arvasin, et nendega maanteel hakkab hirmus, et seal nagu on jälle see, et ikkagi käi enne kodus vetsus ära, kui maanteel lähed, et muidu võib õnnetus juhtuda. Aga sott 20 pealt väga okei. Et see oli, ma arvan, siuke üks ökomatest. Ja siis mul oli muidugi see Smart for 4 ka veel. Mis see on? 4-kohaline, 4 uksega Smart. Mitte kõige ilusam auto. Jah. Ma tean, et see on see punn ja siis on see punn on kihvt isegi mõtleks, aga see on siuke nagu pikk punn. Lihtsalt mingi see sport inetus lihtsalt. Sport. Ei, spordi, need on isegi ka kihvt. Aga see on siuke
Vaata järgi pärast. Okei, ma pärast Smarti vaatan. valik on päris kirju, et Päriselt, on jah? Roadster veel ja Vot seda mina mõtlesin. ja see oli 1.5 diisel ka mingi 50 kilovatti ja noh, ma arvan, et see ka nagu, ma vist äkki ostes tankisin korra ja rohkem ei tankinudki kunagi. No ilmselt sellest, et sellega ei tahtnud rohkem sõita. Ei, ma sõitsin üksjagu sellega. ühe paagide sõitsid tühjaks. Ma ei ole kindel. Et nii palju kilomeetrit kogunes, et ma ei ole kindel, kas ma teist korda tankisin seda autot. Okay. Et noh, see lihtsalt nagu ei kulunud, et see seier nagu või need mingid kriipsukased seal nagu ei, noh, need ei kustunudki ära. Need kriipsukastega tuli meelde kohe üks teine auto, seesamane Corvette, mis ma Rootsist tõin. Et see 4, jah? Ja sellel oli kuidagi huvitav, need kriipsukesed seal lõpus läksid, nagu muidu läksid vaikselt üks peamu kaob ära, siis läheb mingi mööda läheb teine ja lõpus läks kuidagi piu. Ja sõitsime prouaga jälle kuskile, loomulikult restorani õhtu, viisakalt riides ja keset Pirita teedes, kui mingi jama hakkab peale, kui mingi kuradi imelik nagu jant. Sain kuskil tee äärde ära ja siis vaatasin, et sa raisk. See viimane kriips on otsa saanud seal vahepeal. Et see ei teinud ühte käelt ega midagi ega ei jäänud märku, et ära lõpeb, et siis see ka lükatud tee äärde ja takso võetud. Ja restoranis ikkagi ära käidud. Ja siis pärast läksid kankuga vaikpensu sisse ja siis koju jälle. Tervitused prouale, ma saan aru, et ta on sinuga päris palju pidanud kannatama, et vastupidavne. Kannatlikkust õnneks on jah, et üldse, et selle teemaga nagu leppida, et noh, autod, mis seal hoovist läbi käivad, teinekord ei ole alati kõige süksemad nagu elegantsemad, ütleme, et. Aga on sul nagu, noh, meil hakkab siin aeg läbi saama kahjuks, aga on sul nagu mingid sõukest autot veel nimekirjas, mis on noh, veel täna nagu võib-olla ostma ei lähe, aga ma ei saa öelda, et on siuke ikkagi nagu unistus, mis ei ole mitte täidetav, aga ikkagi nagu võt DB9. Üks nendest. Jälle Brit. Aston Martin DB9. Minu meelest siuke üks, ma ei tea, mis kiiks mul sellega on, aga minu meelest siuke üks konkreetne. Ta ei ole nagu, võiks unistada mingitest 200 000 autodest enne, et noh, need maksavad täna, ma arvan, siuke 50, 60. Võimalused 40-ga. Ja üks ma olin tegelikult, mul on vahepeal isegi proua ütles, et mine osta ära. Vaatasin, nillisin 95. aasta Lotus Esprit. Mulle see facelift meeldib just see, kus on juba ümar ja kumar ja siuke ja see on nagu leidsin Prantsusmaalt siuke tumeroheline ja ilus British Racing Green, siuke karamellikarva sisu. Mõtlesin, et aga noh, ütleme, mõte on ikkagi see, et vaata mingi hetk müüte ära ja mõtlesin, kes see ostab mul pärast Eestisse seda. No Eestis ilmselt ei osta. Et noh, ja kuidas sa pärast sa pead kelle uuesti kuskil välismaal müüma hakkama, et ja noh, tolle hetkel oligi see, et oli plaanis just nagu elamisest välja vahetada, et ostame uue elamise, siis lükkame selle edasi paar aastat, siis võta see Lootus vahepeal ära ja sõidame natukene. Et saad selle linnukese kirja, et siis noh, kui ära müüd, siis vaatame uue selle elamise osa nagu ära, aga siis kuidagi nagu tundus, et äkki ei õnnestu, äkki läheb kõik pahasti seal, et nagu ei julgenud võtta teda. Seal oli ilmselt see hind oli ka selles mõttes. Ta oli tegelikult noh, tagantjärgi jälle väga hea hinnaga, äkki mingi 54 000. No ma lihtsalt mõtlen, et kuulates su neid teisi lugusid, et pimes ja ostad, see ei olnud kallis auto või siis tellid kuskilt Rootsist auto ja nii, aga et mõne autoga nagu ikkagi. Ja, et nagu on jah, kui siuke, no jah, teinekord ikka kuidagi mõtled üle võib-olla, et nagu äkki siis pärast on see, noh, Eestis on meeldib kahetseda vaata. Et mingi kahetsus peab ikka jääma asjast ka juurde, et seda peab ka olema. Et noh, ütleme noh, selle võtaks siis vist, kui on siuke finantsiliselt siuke olukord, et teades, et kui midagi juhtub selle 50 000, et siis nagu noh, ei ole hullu. No selle kohta vist öeldakse, et ega kui sa leiad endale vabanduseks selle, et siis kui ma ei tea, ootan seda aega, siis tavaliselt seda aega, noh. Seda ei pruugi tulla. Et siis oleks nagu tehtud, aga teistpidi on see, et võib-olla oleks seda jube raske käest ära anda. Jah, ei see on. Kui ta on võetud niimoodi selle tingimusega, et ma nüüd panen ta nüüd 1 või 2 pärast turgu, et siis võib-olla emotsionaalselt nagu trauma sellest. Et see oli ka üks võib-olla põhjus, miks ta nagu ei tegemata. Et see oleks ju auto, mis tahaks, et noh, ta ongi üle garaaži, isegi kui ta ei tööta. Ma ilus, mine vaata lihtsalt ja Keedle peal paika. Et isegi kui ta ei tööta, las ta ei tööta siin, aga ikkagi näge asi selline. Et ikka on jah, siuksed mõned masinad. Ma tahtsin veel seda küsida, et see 100 autoblogi, kaua sul see nüüd on olnud? Kui ma nüüd õieti mäletan, ilmselt ei mäleta. Ma arvan 4 või 5 aastat, äkki see on 5.
ja selle aja jooksul on siis palju sul 60 umbes ma alustasin kuskil äkki 14 või 15 või 16 pealt seda blogi pidamist. Okei, sa võtsid nagu mingid vanemad. Tegelikult on see, et ega ma lihtsalt kui ma tahaks 100 autoni jõuda, ma võiks ju selle teha nagu ühe aastaga ära, et sõidad 2 päeva müüd ära, sõidad 2 päeva müüd ära. Et pigem on see, et ikkagi võiks nagu mõne aja sõita, et saaks aimu, mis see auto on, isegi vahet pole kui halb ta on, et ikkagi sõidad mingi aja hambad ristis kasvõi ära. Et sa saad ikkagi tegelikult selle kogemuse kätte. Okei, mõned korrad kui ikka üldse pole meeldinud, siis ma olen ikkagi nädalaga ära müünud. Ja mõnega sõitnud pikemalt, sest et erinevatel põhjustel, kas on meeldinud või siis pole keegi ära vasta. Et siis sõidad ka pikemalt, aga ütleme, see aasta on ikkagi keeruline olnud, et esiteks turg on nagu sihuke, nagu ta on. Ja teisest otsast olen nii palju neid lisaprojekte peale võtta ja siis aeg on natuke ka sihuke nappinud, et nagu tegeled, et praegu ma võtan juba 2 kuud hoogu, et minna PT Cruiserit pesema. Et saaks müügipildid ära teha. Et lihtsalt kuna kogu aeg on mingi muu asi, et kas oled kuskil midagi filmimas või pildistamas või et lihtsalt paneks ta müüki, saaks mingi järgmise asja juba. Et turg on tühi suhteliselt, midagi osta pole väga. Samas keegi ei osta midagi väga. Et siuke mõlemast otsast on katki see kogu see majandus praegu sinna. Et ma ei tea, mul see aasta äkki alles 4 auto võib olla. Nojah, ma mõtlen, et see mõjutab ka ju seda, et nüüd on need igasugused registreerimistasud tulnud erineva suurusega, et võib-olla nagu täna kõike nagu ei saagi niimoodi osta, mida oleks paar aastat tagasi ostnud on ja ütleme teistpidi ka, et kahjuks või õnneks pole nagu nii palju loopidega vaatasin hobisse, et see on hea veits hoiab sind nagu niimoodi. Et põhimõtteliselt kõik on müüdav ja ise mis hinnaga, et nagu ei kannata lihtsalt iga kui mitu tuhat euri vaata lossi saada kuskilt. Aga oled sa mõelnud, mis sa teed siis, kui see 100 täis saab või mis sa arvad, et kas võib juhtuda see, et nagu kui on mingi 80 peal juba, siis sa hakkad nagu hästi aeglaselt seda vahetust tegema, et seda 100 täis ei saaks või lihtsalt ei kirjuta, ei räägi unest. Mõne pead salaja lihtsalt, sõpradega ütle, et mul siin kasutada lihtsalt. Tegelikult ma arvan, et selle 100 on reaalselt ma julgeks pakkuda 3-4 aastat aega. Sest et ütleme siuke, kui tahad ikkagi sõita natuke aega, siis siuke tempo on kuni 10 autot aastas. Ja siis kui praegu on 64 ja siis tegelikult siin 3,5 aastat oleks aega. Et siin on nii palju aega ja ma arvan, siin juba nii palju mõtteid muutuda, et olulisem on see, et see nagu see asi ise ära ei kuku, see huvi ära ei kaoks, et ma seda 100 ikkagi selles formaadis jõuaksin. Et teeks ikka seda 100 täis ja siis eks tegelikult neid muid lolle mõtteid on nii palju veel, mida teha. Siis võib-olla ongi, et selle raamib niimoodi ära selle 100 kuskile ja siis tegeleb nende muude asjadega sealt kõrvalt. Et kas ongi täna mul näiteks samane videoformaadi tegemine, kui hakkas meeldima, et kuigi pigem siuke raadionägu kui telenägu, aga kuidagi kihvt on teha nagu seda, et kas või see kogu see filmise protsess ja see monteerimine, vahepeal ongi see, et tahaks mingi osa kellelegi ära anda, et juba äge, kui leiaks mõne siukse entusiastika, mingi mõne BMF-i tudengi, kes ongi siuke, et davai teeme, et saab kätt harjutada ka koos, kas või mingit portfooliot endale kasvatada, tekitada. Nii et kui keegi vaatab, siis kirjutada. Kui on keegi, kes tahaks filmida ja monteerida, et mul mõtteid on, et ma lihtsalt ise ei suuda seda asja teha nii niisuguse kvaliteediga või nii ägedalt, kui tegelikult võiks teha neid klippe. Ja pluss siis tegelikult saaks nagu seda aega veidi ka nagu paremini ära kasutada, et juba valmistad ise järgmist ette, paned need tekstid, asjad, plaanid kokku ja kõik, ajad need autod välja ja siis keegi teeb selle filmimise osa ära. Sest esiteks on see, et täna ma teen sisuliselt kui siuke mees ja koer seda asja. Et käid oma statiiviga ringi ja teed siukest tsirkust, et mäletan, kahjuks ei ole alles neid klippe, kus ma mingi autol tegin neid drive-by kaadreid, pool aega on lidud kuskil sellele statiivil järgi, paned tööle jälle lidud jälle autosse, siis tuled mööda sealt kuskilt, et siukest lollust nagu ära kaotada, et vahepeal oledki tegelikult kutsud ikka mõne sõbra appi, et kuule, ole ja tule korra, et ma ei viitsi nagu joosta nii palju, et kuigi tegelikult trenni mõttes üli hea. Ma kujutan ette, et see võib kuskil kõrval vaata päris nagu humoorikas. Mingi vend jookseb statiiviga kuskil teha. Mul oligi, mis on üks, ma ei mäleta, mis autost ma iganes tegin seda, aga mis on see Vineeri taga see uus kvartal seal see, mis kuidas iganes nimetatakse. See on uued majad, kõik uhke värk, sealt mõtlesin juba äge sealt vahelt sõita ja iga ristmiku peal paned jälle statiivi ja siis jälle lased seal. Et seda ma nüüd päris niimoodi rohkem väga enam teinud ei ole.
sa pead level up drooni ostma ja droonile teed selle, seal on ju see, et sa annad talle jälitama nagu või sa võid teha talle kaardi järgi, ütled talle näe siit nii ja siis ta lihtsalt lendab sinu ees. Seda küll, ta võtab droon lisaks oleks veel, lisaks selle. Aga need ikkagi need lihtsalt mingid tead möödasõidukid, neid on ka vaja. Et seda saad ka drooni peale, jätate ühe koha peale lihtsalt. Siis pärast lennutad autost tagasi aknastesse. Droon on nagu robotana, sa saad talle kõik käsklused ette öelda. Aga linnast seda nii väga tegelikult ju siin lennutada ei saa. Saab ikka. Saab, pead kohta valima lihtsalt. Aga kuule, aga mega tuus, see on muidugi no kõike jääb seda aega selles mõttes puudu, et tervet nimekirja seda jääb alati puudu. Aga te saate seda kõike lugeda, see oli 100autot.ee on ju? Jah, no ütleme põhiliselt täna liiklus mul on rohkem kolin nagu siis sotsiaalmeediaplatvorm, et pigem on Facebook, kus on selline operatiivsem. Et siis midagi jõuab vahepeal sinna 100autot.ee lehe peale, aga see operatiivne läbu käib ikkagi seal Facebooki lehel mul. Aga Instagram, TikTok? Ei jõua igale poole. Mul on Insta-konto olemas, ma sinna vahepeal meile, kuule see oli ka, siis paned mingi kuu tagant sinna pildi jälle üles või midagi sellist, et lihtsalt neid kanaleid ei jõua alati niimoodi. Nii et BFM tudeng, palun, Anti vajab sinu abi igal pool. Võtke, kellel on aegu huvi, kes on auto, mingi autohuvi võiks ka olla, vaata, selles mõttes, et filmida oskab nii mõnigi, aga kui filmida niimoodi, et see nagu oleks siuke nagu, seda autot ennast peab ka suutma nagu tabada, et see on nagu siuke üsna oluline nüanss. Paljud ei näe, vaata, ei suuda näha nagu neid detaile või asju. Ja. Aga siia saate lõpu küsimus ka sulle. Et mida ei tohiks oma autoga teha? Sinu arvates? Mida ei tohiks oma autoga teha või? Aastaks ajaks muru peale parkida. Siis ta läheb aga 8. siis sa võid jättagi sinna. Siis sa võid kapoti pealt ära võtta mootori välja ja panna mulda täis, et maasikad panna sinna. Siis ussitab ära. Et nii mõnigi tuttav on selle reha otsa astunud, et on parkinud kuskil muru peale jätta ära, vaata, kas mingi talveks ala nagu, et ei ole garaaži, et panen kuskile hoovinurka ja siis põhimõtteliselt järgmine autot ei eksisteeri enam. Okei, hea vastus. Aga aitäh sulle selle tunni eest ja... Oli tore jutustada jälle muidugi. Tore, kui keegi viitsib kuulata, et mul on ju see võlapidamatust teinekord. No meile väga meeldib, sellepärast me seda teemegi, et me tahame neid lugusid kuulata. Aga aitäh sulle ja teiega kohtume järgmisel nädalal, järgmises osas, kes meil siis on, ei tea. Ja ikkagi jätkame tänamiste ja tervitustega oma toetajatele, kelleks on Glassdrive ja Baltair jätkuvalt. Et vahetage oma esiklaasid ja vahetage oma rehvid baltair.ee, glassdrive.ee. Loomulikult täname meie tänast stuudiohosti Randot ja television.ee stuudiot. Nii et kohtume järgmisel nädalal. Tšau!